Tere Kadi! Tere Linnar! Koolitants 2021. Meie sinuga siis oleme need kunstilised juhid. Tuleb nii välja. Mis sa ootad siis juhendajatelt ja õpetajatelt? Ma ootan seda, et nad on tublilt ja vapralt selle kõik, mis siin toimunud on vastu pidanud ja on säilitanud selle juures sellise loomingulise mineku enda sees ja seda suutnud ka oma noortele edasi anda ja lihtsalt tulla ja nautida koos oma õpilastega. No nii, aga tantsijad? Kindlasti musikaalsus. Kindlasti peaks olema hea kehatunnetus ja liigutuste kvaliteet. Täpselt samamoodi tahaks näha seda sära silmis laval, et oleks endast antud heas mõttes kõik. Mina vaatan tavaliselt ikka nagu küllalt nagu kulli pilguga, et kuidas keegi liigutusi teeb, kuidas ta ennast nagu kehas tunneb, et kas järgitakse joonised korralikult ja kas keegi mõttes loeb muusikas mingisuguseid takte või asju ja kuidas üldse see kõik naturaalselt nagu välja tuleb. Ma arvan, et ma hindan karmimalt mingis mõttes. Ma arvan. Ma tahtsingi just öelda, mina ootangi, et sinu silmad, sinu kõrvad ja sinu see vastuvõtt on kuskil täitsa teises kohas, mida mina nagu vaatan. Et ma arvan, see teeb hea kombo. Ja mina saan sinult seda ka. Täpselt sinu silmavaadet, sinu mõtteid. Sa paned kindlasti tähele midagi sellist, mida mina võib-olla esmapilgul ei näe. Nii et selles suhtes saab väga äge olema. Jaa, sest 4 silma ja 4 kõrva ja nii edasi on ikka palju ägedam. 2 pead on ikka 2 pead. Me kõik ju tantsime praktiliselt kogu aeg, kas siis köögis või kes on laval, kes oma mõtetes. No, mina arvan, see on nii lahutamatu osa, see on ilus osa, see teebki elu ilusaks ju. Teeb. Ilma tantsuta ei saa. Ma olen nõus ja ma mõtlen ise, et ma olen proovinud nii palju erinevaid asju veel lisaks tantsule, siis seda tunnet, mida tekitab tants, seda ei tee mitte miski muu, mitte üks teine tegevus. Ma olen selles veendunud. Ja muusika on meie ümber ju kogu aeg. Iga rütm ja asi ja see paneb midagi liikuma. No? Ja kes on võib-olla arad, need tantsivadki mõtetes. Aga ikka tantsivad. Ma usun. Koolitants.